Tere tulemast tagasi Laheda koolipäeva podcasti. Mina olen Andra ning täna oleme taas kord siia karjääristuudiosse ennast mõnusalt sisse seadnud ning mul on mega hea meel tutvustada teile sellist noormeest nagu Artur Sepp. Suur aitäh, tere tulemast. Sina oled meil väga andekas noormees. Ma tean, et sa oled bändis trummar. Vastab tõele. Siis sul on õpilasfirma, mille juht sa oled. Tõsi. Siis mis sa veel teed? Sa sõidab veel motokrossi. Jaa. Sa teed veel midagi, mida ma ei tea? Vedan sõpradega aega ja kõike muud. Nii et jah, sisuliselt väga hea ülevaade siin paari sõnaga, et jah. Nii. Tõsi. Naudin elu. Tegelikult me oleme ühe valla lapsed, ehk siis ma mäletan sind juba selle väikse Arturina, kes minuga nendel lauluvistlustel käis. See oli pisik Artur laulis seal lava peal. Laulmine oli ka üks kunagi veel moes, jah. Et siin moes, ta on praegu ka moes. Moes on, aga mina veel enam ei tegele, et ka jah, koorilaulu ikka teen, et aga solistikat pole enam ammu teinud. Võiks tegelikult tagasi. Jah, võtad bändis, annad trummari koha annan trummipulgad kellelegi üle. Ja vahetad seal solistiga näiteks, et sina nüüd mängid trumme, mina laulan, nüüd on minu kord. Aga tegelikult äkki sa veidike räägiksid õpilasfirmast. Minu jaoks on see nagu midagi väga uut, sest ma ise kuidagi sellega seotud ei ole. Ma tean, et kui sa oled 11. klass, siis sul on võimalus, kas sa nagu võtad ise oma uurimistöö teema või võtad õpilasfirma. Aga minu jaoks oli see kuidagi nagu väga hirmutav ja siis ma olin nagu, ma ei võta õpilasfirmat. Tegelikult ei ole. Võingi siit rääkida, et jah, 11. klassis on selline valik, et kas siis teed tavapärase uurimustöö või õpilasfirma. Ja õpilasfirmaga kaasnebki just see, et on võib-olla rohkem sellist praktikat just, et saad nagu ettevalmistus samamoodi nagu justkui äriliselt tulevikuks, et minul jah, mõte tuli meie koolis, 21. koolis on see väga populaarne, et teha õpilasfirmat just ja sealsed õpetajad on tõesti nii toredad, et alati seal on iga aasta kõva punt koos noori tegijaid. Et jah, septembris tuli mõte just minna õpilasfirma tegema, et tegelikult see nii hirmus üldsegi ei ole, et selline vaba tegemine ja just see tiimitöö kokkumäng, et kui sa teed seda, võtad uurimustöö, siis valdavalt osad sa teed selle ikkagi üksi ja kuskilt arvuti taga, kuskil kirjutada, aga see õpilasfirma programm annab just sellise hea aluse tulevikuks, et jah, et hea tiimitöö ja saad seda just praktiseerida. Mitu teid tiimis on muidu? Tiimis on meil 4 liiget, et 3 poissi on mul samas koolist ja üks poiss on veel meil sama vallast, et käib 2 kees. Et selline punt meil septembris kokku sai. Ja millega siis teie õpilasfirma täpselt tegeleb? Meie firma tegeleb siis discgolfile spetsialiseerunud sellise trackeriga, mis siis aitab discgolfi mängijatel oma kettaid mängu jooksul kiiremini üles leida, vähendab otsimisaega ja kõike seda, et ta töötab Bluetoothi kaudu ja helisignaali ning GPS asukoha järgi on võimalik oma kadunud ketasvõsast üles leida. Et selline idee tuli ja Eestis seda ei tehta, Euroopas samuti, aga veel Ameerikas kunagi prooviti, aga siiski enam ei tea, kas tegutsevad, et selline mõte tuli ja hakkasimegi siis kooli aasta alguses sellega pihta. Mis on põnev. Ma tean, et kui ma olen discgolfi mängimas käinud talvel näiteks, siis pandi külge mingid need tulukesed, et leiab üles. Mis sa arvad, et siis see tumealt leidis selle ketta üles? Ei leidnud. Nii ma kujutan ette, et see on väga kasulik seada. See tuligi tegelikult meie enda probleemist, et ju koroona ajal ju me kõik teame, et väga sise selliseid sporditegevusi grupiti teha ei saanud, et sõpradega mängisimegi metsas discgolfi, kui ilmad ilusaks läksid ja siis tuli meie enda sellest probleemist, et ükskord jäimegi rongist maha, et otsisime 3 ketast, sest et
see ketta sihuke hinnaklass on ka nii kallis, et ei taha nagu ei raatsi väga ära kaotada, et siis sellest see selline mõte tuli ja praegu tundub, et klientidele samuti sobib, et see sihuke probleem on nendel ka. Te olete tegelikult nagu see vanus, te olete siis selline 18 olete punt, eks ju, umbes vanuses, et oskate juba selliseid asju teha. Hästi õige. Jah, see toote arendus oligi see, mida me kõigepealt kartsime, aga just, et hakka kuskilt pihta, hakka tegema järjest firmasi läbi käima, kes teeb seda ja lõpuks läbi kontaktide on kõik võimalik, et pikad testimised, mis me läbisime, pikad arutelud, siis lõpuks olid motivatsioonilangused, aga kõik nendest, kui sa nendest üle saad, mis õpilasfirmadel puhul on väga tavapärane, et sellised raskused ette tulevad, aga kui need kõik ületatud saavad, siis on tunneli lõpus küll valgus. Väga vinge. Aga sinu roll on hetkel seal siis selle õpilasfirma juht oled sina? Jah. Ja kuidas sina selle positsiooni siis seal said või selle rolli? See roll tuli nii, et minul see idee tuli. Kui seda oma 3 teisele tiimiliikmele tutvustasin, siis algus nad ütlesid, et rahu, et see on natuke liiga keeruline õpilasfirma jaoks, aga jah, siis kui meil oli siuke kokkulepe, et kui see tiim oli juba enne, punt oli koos, aga siis oli vaja teha siuke brainstorm, et mida me nüüd tegema hakkame, et kas hakkame seepi tegema või kõike mida muud on ja mis see tavapärane õpilasfirmade programmis on, aga tahtsime natuke eristuda teistest, midagi siukse unikaalsega välja tulla ja siis meil oligi selline justkui rusikareegel, et kellel siuke idee välja tuleb, siis tema on ka selle idee nagu nii-öelda kaitsetiimis, et kõike seda juhtimisrolli siis üle võtmas, et see oli minu idee ja siis sealt see nii-öelda juhi roll tuli. Ma olen natuke kursis ka nende mingi õpilasfirmade laatade ja mingi konkurssiga vist. Ja kui ma õigesti mäletan, siis kuidas teil seal konkursil läks? Konkursil läks meil väga hästi. Maikuus toimus Eesti õpilasfirmade võistlus, mis toimub iga aastal. Ja sinna me oma idee saatsime. Just juhendajad samuti meid motiveerisid, et saatke ikka ära, et osalege, et selles mõttes selline justkui idee, et ju võiks proovida. Ja siis saatsime ära, selleks oli vaja teha 10-leheküljeline siis aruanne oma tiimi tööst, kõiki seal lahti rääkida, mis sa teed täpsemalt, kus teed ja siis nendest valiti, vist oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli üle 100 kandideerija ja sellele võistlusele ja siis sellest hakati järjest otsima neid, keda siis lõppvõistlusele kutsuda. Et kui sa selle kutsu said, siis sind ootas selline Eesti žüriisi, mis siis oli siuke korralik raske kahurvägi oli kohal ja meestele seal investoritel tuli kohe oma ideed pitchima hakata, et selleks ettevalmistused tehtud, kui sealt üle saad, siis liikusime jälle edasi ja siis tuligi juba lõppvõistlus, mis tegelikult toimus siin samas Hiltoni hotellis, et selline glamuurikas hetk oli küll paar päeva, et seal võistlus toimus ja lava esinemised ja žüriide vastused veel küsimustele ja see kõik toimus otseülekandena. Nii et kes veel näinud pole, saab YouTube'ist järgi vaadata Eesti õpilasfirma 2021. Et tõesti mega korraldus ja seal tuli nii, et juhtus nii, et seal oli ka siis esimese koha suutsime kuidagi saada, et see tuli meile kõigile nagu mega suure nii-öelda üllatusena, sest et me ise ei läinud väga suurte ootustega sinna, et pigem just seda, et näidata, et mida saab õpilasfirmas samuti teha, et ei pea tegema alati seda, mida kõik teevad. Ja sealt esimene koht, siis me teadsime, et alati, kui sa selles võistluses, siis justkui võidad, siis sind ootab ees Euroopa võistlus, et selleks samas võidurõõmu nautisime, aga tundsime kuklas natuke pinget, et jah. Täna sul oli ka üks oluline vestlus. Tõepoolest,
meil oli siis Euroopa võistlus, hakkas juuli alguses ja selleks oli samuti vaja jälle kõik seesama, mis me Eesti võistluseks tegime, hakkasime tegema inglise keeles ümber ja kõik need žüriivestlused siis inglise keeles, et täna tulingi ühelt žüriivestluselt. Väga vinge. Aga ütleme, kui sa seal Eesti võistlusel olid, et millised need teiste firmade ideed näiteks olid seal, mis seal olid siis, et olidki mingid seebid ja mingid sellised asjad? Ei olnud tegelikult väga selliseid lahedaid tooted, näiteks kohe tulgatab selline uue valgusega ukselink, mis siis koroona ajal ja kõigel muul ajal tapab baktereid näiteks. Ja siis tehti veel erinevaid äppe, näiteks kaardi hoidmise äpp, et sa ei pea enam bussis rohelist kaarti alati taskus hoidma, et saad hoopis telefoni äpi kaudu, et seal olid nagu tõesti väga lahedaid ideid ja sealt see konkurents nagu tõsiselt oli nagu väga siuke hea, et meil oli nagu suur au väljuda sealt tõesti sellise kohaga, nagu me väljusime. Ma ei oleks iial isegi arvanud, et õpilasfirmal nagu juba sellised ideed lendavad, et kui ma näiteks oma enda kooli pealt mõtlen, mida nemad tegid, siis meil olid ikka sellised tavalised asjad, küll nad seal neid mingid jalanõusi värvisid ja siis olid, mis meil veel olid, sellised need kakaopallid tehti, ma mäletan. Paned nagu sinna piima sisse ja siis sellest tuleb kakao. Ja siis olid veel mingid sellised tavalised, vist äkki küünlaid tehti ka. Ühesõnaga sellised väga tavalised asjad, et mul väga hea meel, et nagu sellised värvikad ideed ikkagist tulevad. Ei, siinkohalt kõikidele noortele, et alati ei pea minema mingi unikaalsega, et alati saab minna ka just seda teed, mida kõik teised on läinud, et kõik need seebid ja asjad ju päriselt ka on vajalikud ja neid päriselt ostetakse ja tihti ongi nii, et kui sa teed midagi lihtsat, siis see lõpus see kasum, mille peale tegelikult kõik ju natuke mõtlevad, et see võib selliste lihtsate asjadega väga hea olla, et kindlasti. Väga vinge, see on väga hästi isegi juua kohale, ikkagist, vau, ma olen päris pahviks löödud. Aga lisaks selle õpilasfirmale tahaks ukse lahti teha ka sinu sinna muusikamaailma, kui sa lapsena tegid seda solisti ja värki. Ütle mulle, kuidas sinust sai trummar? See on päris hea lugu tegelikult. See oli, kõik vist hakkas sellest, kui ma sain endale V-komplekti ja milles oli siis Guitar Hero, millega tuli kaasa sellised kummitrummid ja kummigitarr, et sellega seal 6-aastasena rockid oli päris nagu lahe kodus, et sealt tuligi, meil olid ju eeskäijad, pilvelõhkujad sellel tollel ajal, et öelda, et see oli küll nagu selline väike nagu eeskuju ees, et läbi selle kindlasti ja siis tuli, kuna ma olin ju muusikakoolis ja sa ise ka ju muusikakoolis käisid, siis Juhan Trump ühel päeval helistas, mitte mulle, aga emale, et selline väike pakkumine ja siis läksin siis nii-öelda trummari katsetele, et seal siis sain esimest korda siuksed nagu päris trummi taga mängida ja et kuidas sealt, mis kõla ja kuidas ja sealt vaikselt hakkas liikuma ja järgmised need bändikaaslased ühinesid, et sealt see lumepall veerema hakkas. Ja sinu bändi sündimislugu on siis tänu Juhan Trumbile, eks ju? Jah. Nagu minu bändi ja sinu bändi nagu sündimislood on väga erinevad, kui mina olin see, kes lihtsalt öeldi, et meil on ühel jõulukontserdil lauljat vaja. Siis ma läksin ja siis ma jäin ja see oli vist äkki, nüüd on vist juba 5 aastat tagasi, ma tean, et sinu bänd on palju kauem eksisteerinud tegelikult. Paar aastat veel, aga siia-sinna. Väga lahe. Ja algselt tegelikult meil, meil on trummar, Eva Marta, eks ju, aga algselt meil üldse ju trumm ei olnud, siis meie mängisime ka Honniga, nii et ja siis lõpuks tuli ühed taldrikud tulid, siis tuli see, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. No ühesõnaga üks trumm ja üks taldrik oli, ja siis me mängisime nendega niimoodi. Ja siis lõpuks saime trummikomplektiga. Ma mäletan, kui see trummikomplekt lõpuks majja tuli. Sellest räägiti pikalt. Sellest räägiti väga pikalt, me olime nii elevil veel sellest, see oli nii vinge. Aga sinu bändi nimi on Asteroidid. On jätkuvalt. Ja kuidas see nimi üldse tuli teile?
see on ka jälle üks hea lugu. Tegelikult oligi, kui me selle kogu punde kokku ajasime, siis oli ju see, et tahaks ju kohe esinema minna ja aga lood veel selgelt polnud, aga noh, selleks ajaks, esinemise ajaks me saime lood selgeks ja meil oligi siis esma ettekanded olid siis kohe kogu koolirahva ees, on ju. Et seal 4. klassi poistena oli siuke väike hirm nahas, et kui meil oligi nii, et esinesime ja siis oli võimalik jätta siis foyees siis sildiga, et bänd otsib nime, et andke ideid, on ju. Et kui me pärast järgmises bändiproovis selle kasti lahti tulime, siis seal oli päris humoorikaid nimesi ja siis see Asteroid tuligi selline võib-olla selline nagu justkui annab nagu siukse edasi jõu mineku, et Asteroidid kuidagi out of this world and selline nagu rocket, et sealt tuli jah, olid veel mingid pantrid, ma mäletan siin ajusopis vist tuli meelde, et mingid mustad pantrid, aga see tundus, et me päris rockibänd ei ole, et me oleme ikkagi 4.-5. klass, et Asteroidid tundus lahe nimi ja sealt see on jäänud. Minu meelest Juhan on ka selle loo rääkinud ja siis ta tõi ka hästi palju neid nimesi seal välja ja siis ma arvan, et terve saal naeris, sest need olid ikka nii head nimed, mingid karvased pelmeenid vist olid minu eest, nagu need on need sellised tavalised laste mingid nimed. Kui sa paned ikka terve kooli mingid, noh, et kirjutage nüüd sellele bändile nimi, siis noh, sealt tuli päris head kraami. Aga praegu, kui tihti te üldse koos käite, teete te midagi või on selline suvepaus? Teeme küll, aga praegu ongi just siuke kerge suvepaus, et me kõik oleme nüüd eraldi erinevates koolides, mis veidi raskendab seda kokku saamist. Aga aeg-ajalt ikkagi kokku saame ja kõiki neid pillimängimist naudime, et suvel oleme jah võtnud sellise väikse pausi, aga augustikuus nüüd, kui on võib-olla tempoke veidi kõigil rahulikum, siis hakkame jälle taas pihta. Kes teil üldse bändis on praegu? Kes mida teeb? Siis laulja on meil Kadri-Ann, Raasikult siis on klahvpillidel on Indrek. Ja siis on teistel klahvpillidel on siis Hendrik ning siis kitarri mängib meil Kristoffer. Nii et selline punde on koos. Minu meelest teil see seltskond... Ning veel on meil veel vahetu siis veel žüriivest selle solistid vahetusid meil ning siis ongi eelmine kord oli Karolin ning veel on Mairo siis basskitarril. Mingi aeg ma olen näinud teil ka, et Kaspar Potisepp on teiega. Ja ma räägingi, et siin neid soliste vahetus küll, et enne Kadri-Anni. Kadri-Ann liitus meiega eelmine aasta ja siis oli meil Kaspar Potisepp minu oma koolist ning siis oli veel enne üks Karolin Pedai ning kõige algusena meil laulis ikkagi Mairo, et see oli päris pikka aastat kuni selline teismeikka jõudmisel enam nagu minulgi veidike nagu solistika jäi natuke tahaplaanile, et ta tahtis ka tema just see basskitarri see nautimine oli, et tal tahtis basskitarri peal üle. Ma isegi ei ole vist kuulnud, et Mairo laulaks nagu reaalselt. Esimesed sellised vähemalt, ma ütleksin tugevad 3 aastat oli ta meil solist ja minu ütleks, et keegi küll kunagi ei kurtnud, et ma ei tea, kuidas sa ei ole kuulnud. Ütle palun, et sul on mingid videot või midagi. Midagi, ma arvan, et ikka leiab, et... Ma pole kunagi kuulnud, et Mairo laulaks. See oleks jumale, come on, ikka. Mis asja, kus ma olnud olen? No võt, kus sa, aga jaa. Et praegu liigume vaikselt edasi ja naudime just seda pillimängu siis ma ütleksin vähemalt mingi 3, 4, 5 korda kuus vähemalt, et saaks ikkagi see pillimäng on ka ju selline, et aastatega ju võib ära ununeda, nii et vaikselt tuleb ju ikkagi kätt soojan hoida, et meil kõigil. Meil mingi aeg oli ka selline kerge mõõn oli, et see koroona vaata kõik tuli vahel, see oligi mingi 3 kuud pausi ja siis sa läksid sinna bändiruumi tagasi ja siis olid nagu mingi, oota, kuidas nüüd mida peab, siis olid kõik laulud meelest läinud
ja siis oligi kõigepealt suur vaidlus, kes millal sisse peab tulema, kes üldse alustas, kes mida mängis, kus noodid on ja nii edasi, et paras segadus oli peal seda koroonaaega. Meil samamoodi võtad jälle vanad noodid välja ja siis kuidagi hakkad vana rasva pealt seal üritad uuesti, et mõnda aega läheb, paar proovi läheb ikka sellele, et kõik uuesti käppa saaksid. Millal teid esinemas saab näha? Kuule, hea küsimus, siis kui esinemist pakutakse. Nii et otseselt hetkel meil nii suurt plaani ees ei ole. Me alati ju esinesime jaanipäevadel ja me oleme muidu üritustel mõlemate bändidega, kus juures sellist koostööd teinud, et praegu hetkel midagi nii-öelda tulevikus ei ole. Aga oleme avatud kutsetele, nii et. Ja kes tahab asteralli, siis kirjutage Arturile. Mul praegu tulevad Karina Toominga minu meelest sõnad olid need, kui ma nüüd ei eksi. Te olete sooja teinud kukerpillidele, on mul õigus või? Millegi pärast mul selline üks lause on meeles, mis ta ütles. See oli ka samamoodi jaanipäeval, kui kukerpillid oli neil seal see põhiesineja, siis meil oli selline au teha koos, vist oli jah? Pilvelõhkud vist esinesid samuti, et me olime ka seal soojendajad, see oli päris uhke tunne ja samuti meil oli vist teine esinemine, kui me olime seal väiksed krõbinad, siis 4. klassi, siis me olime isegi korra Taukariga veel laval, nii et Taukar oli meie koolis nii-öelda esinemas ja siis meie tegime, talle vist oli 7 tuule poole laulu nimi ja siis ta meiega seal koos laulis lava peal, et see oli päris lahe tunne. Seda laulu ma olen kuulnud, kuidas te teete. Issand, seda ma ka jälle ei teadnud. Issand, kui palju fakte ma ei tea, nagu samas ühest vallas nagu 2 sellist suuremat bändi vaata valla ju peale ja ikka ei tea, mida teised teavad. Nagu tuleb ikka rohkem, tuleb veel rohkem. Oh no. Lisaks bändile tean ma sind ka selle, kuidas ma ütlen, ma tahan ühte mingit üliad lauset praegu öelda, oota ma mõtlen. Motocrossi kunnina. Ma ei tea, kas ütleks kunn, aga motocrossi ma sõidan, jah. Praegu tegeled sa siis väga tihti või see on ka pigem tahaplaanile jäänud? No see ikkagi tahaplaanile pole jäänud, et jätkuvalt tegelen. Alates nüüd vist jookseb juba selline 10. aasta selle sama spordiga, et samamoodi väiksena sai alustatud esimese tsikliga ja nüüd ikkagi pidevalt ikkagi treeningud käivad ja nüüd ongi just sellised laagrid ees ootamas. Et sellega, see on nüüd selline asi kõige, kui nüüd jätta kõik bänd ja firmad asjad eemale, siis see on selline koht, kus sükse iganädalase sükse adrenaliinipaugu kätte saab. Võistlustel sa käid ka või? Jaa, võistlustel ka, et nüüd olengi alates sellest aastast suuremas grupis, suuremas masinaklassis, et seal ikkagi tihe rebimine käib, et ühel võistlusel ikkagi ühe puu taga on selline 40-50 inimest, et 50 grupp, et tehaksegi grupp 2 ja et kuna neid sõitjad on meil Eestis nii palju ja see motocross pop on, siis jah, seal on palju võistlejaid. Aga kuidas sinus motocrossi pisik siis alguse sai? Kui sa ütled, et sa oled vist juba 10 aastat sellega tegelenud. See oli mingi pisike tatkas siis. Jaa, see oli siis, kui väike Artur oli siuke 5-6 aastane, siis soovisin vanematelt kõvasti ATV-d saada. Ja siis ema süda ikkagi natuke, kus ATV, kõik kiirused asjad, et Heidike süda puperdas, aga siis tuligi siis esimene minul, vist oli mingi 6. sünnipäev ja kingita hoopis päris ATV asemel elektriline ATV, et nagu elektriauto. Et tollel ajal seda päris ei mäleta, aga päris pahur olin tegelikult, et kus see päris ATV jäi on ju, et siis järgmine kuu see sai kohe maha müüdud on ju ja kuskilt garaažist kellegilt ikkagi väikene roheline ATV saadud, et sellega sai korralikult ringi purada igal pool aias, naabritel jumala pinda käies on ju, et aga siis tuligi vist jõulud olid mingi aeg 8-9, et siis tuli esimene leekidega krossikas ja see oli selline koht, kus sai juba rajale ja seal sai ikkagi varustust osta sellist asja, et päris plätudega enam ATV-ga ei sõitnud, et seal sai juba muud asja ja sealt järjest hakkasime isaga liikuma ja meile, kuna isale ka see nagu sport on väga nagu kaua meeldinud ja see just see, et isa ja poja kvaliteetaeg, see oli nagu, on siiani nagu väga väärtuslik, et jah.
aga treenid sa mitu korda nädalas? Alati võiks rohkem, aga ikkagi paar korda prooviks nädalas käia, et selline 1-2 korda, et siis kui nii palju saab, siis on hästi, et ongi peab tavaliselt, et alati rajale minnes, et keegi peab ikkagi kaasas olema, et üksi päris ei saa minna, et kui midagi peaks juhtuma, siis on keegi kuskilt võtta, et, nojah, kes täidab siis, sa pead ikkagi ootama isa aega, et millal on isal aega ja siis lähme, on ju, et isa siis täidab niinimetatud seda treeneri rolli? Jah, ütleks nii küll, et treener, mehaanik, massöör, nii et kõike sellist asja, et jah. Aga ütleme, kui kujutame ette ühte olukorda, sul on võistluste hommik, siis kuidas sa ennast nagu ette valmistad ja kes sul näiteks neid asju kokku paneb või mida üldse võistlustel vaja on? See on hea küsimus. See on tegelikult nii, et eelnev õhtu ikkagi tuleb kõik ära pakkida, et hommikul ei oleks seda kõva jooksmist, et traileris kõik siklid asjad ära pakkida, kõik muu varustus enne pakid ära, siis teed homseks mingid siukse spordikotid endale valmis, mis batooni, mis sööki. Et kui see on kõik õhtul valmis, siis on nagu hommikul hea minna, sest et hommikud tegelikult algavad päris vara. Tihtipeale on selline 8:30 on juba kvalifikatsioon ja kuna need võistlused toimuvad tõesti üle Eesti, siis mõnikord võib olla ka nii, et sul on 8:30 vaja kuskil Valgas on, et siis on hommikul nagu vara äratus ja siis ei olegi midagi muud, kui autosse istuda ja siis mina võtan väikse unehetke seal kõrval, kui isa sõidab, et see on selline väike veel puhkus enne pikka päeva ja kui kohale jõudes, siis hakkab kõik kvalifikatsioon pihta ja kui kvalifikatsioon, räägisin ära ka, et siis kvalifikatsioon on selline nagu päeva alguse osa, kus siis kiiremate ringide sõitjad saavad siis valida esimestena stardikohti, et crossis ühistardina stardikohta valida on tegelikult väga oluline, sest et see kõik oleneb sinu järgmisest sõidust, et kui sa stardis saad hästi minema, siis sa saad, on sul ülejäänud sõit ka ikkagi enam-vähem lukus, et kui kvalifikatsioon kõik tehtud saab, siis on nagu see, et ongi pead ootama esimest sõitu ja kui enne sõitu siis toimub siuke väike 10 minutit sellist eneseaega, et panedki kõrvaklapid pähe ja kuulad mingit korralikku tümmi, et saaks ikkagi enne see korralik kick sisse, et jah, siuke niimoodi see päev kulgeb ja tegelikult on ikkagi päris pikad päevad, et selline mingi ikkagi kella 6 ütleme nii, et saad enam-vähem sõitma hakata, 5-6 saad sõitma hakata ja siis oleneb, kus Eesti otsas sa nüüd siis koju sõitma hakkad, et pikk päev on ja lõpuks, kui koju jõuad, siis on küll esimese asjana kohe magama, et kas sa kuidagi motiveerid ka ennast, et ma pean näiteks kindlasti poodiumile saama või et on sul mingid sellist, ma ei tea, edasi lükkavat jõudu, mille pärast sa nagu kuidagi lükkad või push'id ennast? No ikka on selles mõttes alati, kunagi ei saa võistlustele kaotama minna, et see poodium on alati selline samamoodi autasu selle päeva lõpuks, et kui sa oled kõike pikka aega pingutanud, kõike teinud, et see seal kõrgemal pedestaalil seista on lõpuks päeva lõpus väga-väga hea tunne, et kui ongi väike enese motivatsioon, sest kõik need rasked treeningud ja mis sa enne seda võistlust läbid ju peavad kuidagi lõpuks autasu saama, et jah. Aga mis sa arvad, mis on olnud sinu kõige parem võistlus, mis sa tunned, et vot see oli hea, vot see läks tõsiselt hästi? Kindlasti, eelmine aasta Kiviõli, et 70 inimest oli stardis, tehti 2 gruppi ja seal võistlemine läks nagu tõesti mega hästi, et esimese kohaga koju tulla oli nagu mega. Esimene koht lausa, opadi, issand kui hea, nii lahe. Kujutan ette, et see uhkustunne oli väga-väga vinge seal. Just see, et isale sai veidike nagu tagasi antud, et kõik see nagu vaev ja kõik, mis on antud, et see, kui sa selle nagu tagasi lõpuks seal poodiumil seistes seda šampust saad kõigile kallata, siis see oli nagu mega. Ja palju seal võistlejaid oli? Oligi, minu klassis oli 65 vist, 70, et tehti A ja B klass. Et olin siis selles kiiruse järgi puhtalt tehakse selle pärast.
et olin kiiremas klassis. Aga mitu karikat sul üldse on riiuli peal? No ikka on veidike. Neid medaleid on päris palju veel. Et suuri karikaid on ka ikka, et neid on ka omajagu võitjatud. Ma tahtsin küsida veel seda, et kas sul on ka selline oma lemmikkoht või oma lemmikrada, kus sulle meeldib võistelda? Sest igal ühel on vaata selline koht, et tunneb, et et see on minu jaoks mugav ja mul tunneb nagu hästi seal rajal. Et mis sinul on see? Et neid radu on palju üle Eesti. Et üks Viljandi rada, et Holster on Nõmme nimi ja seal tõesti võistlemine on nagu on mega. Et hüpped on head, tihti läheb rada auku, mis on nagu selline lahe, et samamoodi Kiviõlis üles alla mäed, et samamoodi Holsteris, et kui rada läheb auku, siis on nagu just nagu võistlejale endale ka nagu topeltpingutus, et see kõik vajab nagu sellist korralikku nii-öelda ettevalmistust ja ka samas neid suuri hüppeid hüpata ja samas puhata nende hüpete ajal, et see on nagu mega. Tegelikult kui tulla nüüd tagasi ka laheda koolipäeva juurde, meie noortekonverents, siis sellega seoses ma alati küsin igalt ühelt täpselt sama küsimust ja ma tahaksin ka seda sinult küsida. Mille üle oled sina täna tänulik? Ma ütleks, et selline klassikaline vastus tuleb siit, aga kõikide nende hetkede eest ja selliste nagu pingutuste ja inimeste eest, et kes kõik nagu sellistel headel aegadel nagu koos olnud on, et neid hetki elus, mis lõpuks nagu päris pikaks meelde jäävad, et need on nagu sellised momendid, kus tõesti tunned, et tunned ennast elusana, et see on nagu sellised head meelde. Aga mul on väga hea meel, et sa täna üldse tulid ja sinuga juttu saime puhuda. Ma sain jälle nii palju teada su kohta. Mida sa teinud oled vahepeal? No vot, ühe valla inimesed ja mitte midagi teisest. Tegelikult valla ja. Aga tänaseks on meie järgmine. Okei, ma ei tea, kuidas eesti keeles. Eesti keel lonkab mul nüüd. Järgmine podcast tehtud. See podcast on meil Linnuke ja kirjas. Näeme teiega juba järgmine kord siin samas Karjääristuudios. Ciao!